Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja täna me hakkame tegema ennast meigiga ilusaks, eriliseks, proovima ühte stiili. Ja see stiil, mida ma täna valisin, on selline loomulik meik, mis on just päikese selline pruun, selline päikese suudeldud nahk, väga loomulik ja ma lisan sinna ühed erilised asjad, milleks on tedretäpid. Ja ma otsisin välja mõned pildid, kus on just need tedretähnid, teevad selle näo nii eriliseks ja selliseks müstiliseks ja kuidagi just see mitte selline ühtlus, vaid sellised kaootilised täpid, see tundub mulle nagu selline galaxy nägu, et sellised nagu kaootilised juhuslikud tähekesed on näo peal ja minu nägu on täiesti sirge, mitte mingit erilisust ei ole välja arvatud selle, et mul on kummal pool nüüd. Siin on üks arm, kus ma lapsena vastu kappi jooksin ja ma tahaksin proovida neid tedretähne endale teha ja püüda niimoodi, et see tunduks nagu loomulik, et kui sa vaatad, ma teen pärast mõned pildid ka, et kui vaadata, siis tundub nagu nii olekski. Selline loomulik ja seetõttu ma teen ka meigi loomulikuna, sest et need tedretäpid on loomulikud ja kui ma vaatasin piltide pealt näiteks, et kui teha meik liiga nagu siuke tugev meik või liiga vormida enda nägu ja siluda nii, siis need tedretäpid siin peal tunduvad ka nagu ebaloomulikud, et ma püüan sellist hästi loomulikku vaadetana teha ja sellepärast ma kasutangi ainult selliseid pruune värve. Mul on see minu bronzer, ma tegelikult ostsin juurde ka endale ühe natural bronzeri, mis on Rimmeli oma ja üleüldse Rimmeli ja need mis sporti asjad on hästi soodsad ja just algajale nagu väga head, et sa ei taha nii palju kulutada, tahad lihtsalt proovida asju, siis ma arvan, need värvid nagu just on selles mõttes hästi head. Ja ma ostsin ka silmapliiatsi, silmalaineri, mis on sellise otsaga, et siis on hea neid täppe teha ja pruuni. Et muidu ostad ju tavaliselt ikka musta, aga just need täpid pruuniga, siis nad nagu jäävad loomulikud. Ja hakkame siis pihta, lähme lihtsalt samm-sammult. Ja ma alustan enda primeriga, kõik tooted, mida ma kasutan, ma alati panen enda alla descriptionisse või sinna kirjeldusse, et sa saad sealt alati vaadata. Ma olen sinna kirjutanud, mis tehnikat ma nagu kasutan siin, kaamera ja valgustehnikat ja siis sa nagu tead. Igatahes primer. Isegi kui ma tahan sellist loomulikku meiki või alati või väga tihti tähendab meesterahvad, poikad ütlevad, et sa ei pea üldse meiki kandma, aga isegi kui inimene näeb välja loomulik, siis tal võib olla hästi ikkagi palju nagu meiki peale pandud ja tundub, et jube sile nahk, et ma ikkagi nagu, sa võid väga loomuliku näo saada ikkagi meiki kasutades, et ühtlustad nagu ennast ära, mis võib-olla tunduks natukene loomulikum. Ma kasutan puudri kujul seda nagu foundationit, siuke jumestuspuuder, ma kasutan Sensai oma, et siis nagu selle näo ühtlustada. Aga enne, kui ma kasutan puudrit, siis ma teen kõik need kreemised asjad ära ja ma tahan, et minu silmaalused, nad on nagu üsna tumedad, eks ju. Et ma katan need ära ja tavaliselt concealeriga ma seda teen ja mul on siuke hele, aga kuna ma ei taha, et see silmaalus oleks niivõrd valge, selline helkiv, siis ta jääb nagu natukene siuke nukulik, et ma teen tumedamaga, et mul on täpselt samasugune, aga tumedam ja ma siis kasutan täna silmaaluse concealeri jaoks seda tumedamat. Ja ma nagu tahaks, et mu nägu oleks rohkem selline päevitunud ja loomulik, et ma vaatan, see on täiesti tutikas, vaata, siin ei ole veel värvigi. No ma katsetan, ma ei ole niimoodi proovinud, aga et nüüd selle puudri põhjaga nagu teha. Ta on nagu pruunikam ja ma ühtlustan kõik selle näo ära. Alati tuleb ära teha ka kael, sest et muidu on näo ja kaela vahe liiga suur.
see puuder teeb näo niivõrd nagu pehmeks. Mul on see natukene, minu jaoks natuke tume või liiga oranžikas värv, aga ma üritan ühtlustada enda ülejäänud nahaga ära, siis ei ole seda vahet niimoodi praegu näha. Ja et mul meik ei hakkaks pragunema siit naerukohtadest ja silmade juurest ja siit, siis ma panen läbipaistvat kinnituspuudrit. Natuke jätan selle puudri seisma, las küpseb. Ja pühin nüüd puudri ära. Ma sellist tugevat kontuurimist selle meigi puhul ei tee, vaid ma kasutan seda Color Sculpting Blushi Bourjois oma. Nüüd ma tean, kuidas seda öeldakse ka. See on selline sädelev, ma tumedamat osa panen siia, kuhu ma tavaliselt kontuuri paneks, ja heledama osa panen siia ülespoole. Ma püüan üsna võimalikult õrnalt nagu teha, kuigi ikkagi mul nagu vahel tuleb tugevamalt ja see ongi nagu see oskuse küsimus ka, et lihtne on teha nagu tugevat meiki. Et oskus on teha selliselt, kus ta on selline effortless või nagu nii. Ja nüüd ma teen bronzeriga, kuna ma tahan, et see näeks välja, nagu ma oleks saanud niimoodi päikest. Ma ei taha liiga palju panna. See on isegi nagu veekindel pruunistav puuder ja ta on 15 selle päikese kaitsmega. Nii, ja ma teen bronzeriga, ma olen siit ka kõik nüüd ära silunud, ja ma teen bronzeriga need kohad, mis lähevad tavaliselt pruunimaks, on nagu siit. Ja muidugi nina. Tavaliselt see tehakse heledaks hästi, et nina oleks siuke hele ja nagu sirge, aga täna ma teen ta just pruuniks. Ma olen nüüd ennast nii pruuniks ja kolla või siukseks oranžikaks värvinud. Kui tavaliselt ma kasutan sellist puudrit, siis vaata, milline vahe see on. Oluline on ja üks on nii pruun, teine on nii hele, et see hele on tegelikult minu õige värv. Aga ma ei tea, ma ei peatu vähemalt siin. Ma hakkan nüüd tegema silmameiki ja ma kasutan enda seda bronzerit ja ainult selliseid pruune värve ja siis tekitan enda silmale kuju. Aga ma võtan tumedama pruuni ja nüüd ma teen silma alt ka natukene niukse hajutatud. Upsi, mitte nii palju, aga hajutatud joone. Hajutan nagu hästi ära, et ei tunduks, nagu oleks mingit meiki peal. Ma kulme otseselt täna ei värvi, sest et siis jääb nagu loomulikum. Kamminad lihtsalt ära, sellest piisab. Ma lähen täna õhtul veel välja ka, nii et tahaks teha sellist meiki, mis nagu, millega nagu päriselt ma julgeksin minna kuskile ka. Igatahes nüüd on ripsmete aeg. Push up the drama. Mul võiks küll natuke rohkem draamat olla elus. Mul on nii ühtlane elu praegu. Mitte mingeid draamasid ei ole. Mul on selline tunne, nagu minu ripsmed oleksid läinud tihedamaks. Ma ei tea, et mul oleks nii palju neid ripsmeid on. Tavaliselt ikka hoiavad kuidagi arali üksikult. Täna on nii tihedad. Mulle sobib. Why not? Ja ma teen ühe triki. Mul on selline valge silmapliiats ja ma tahan teha siia silma alla sellele siukse valge kriipsu. Niimoodi. Nüüd veel ma tahan need huuled ära teha ja mul on selline täiesti uus Elisabeth Ardeni roosa huulekas. Ta on nii huvitava otsaga. Siit kuidagi lükkan. Ülesse. Hakkab vaikselt midagi siit välja tulema. Jumalast hea, nii mõnus pehme ja see värv on. Ma nüüd ei tea muidugi öelda, kuidas mul selle tava näonaha tooniga see värv on, aga praegu mulle ta küll väga meeldib. Aga nüüd tuleb siis see kõige põnevam osa, tedre tähed
ja ma kasutan Rimmeli Miss Sporti pruuni silmalainerit. Ma tegelikult otsisin seda sellist pliiatsit, et millel oleks nagu selline tugev ots, aga sellel ma vaatan, tal on ka suhteliselt tugev ots ja vaatame, mis sest saab. Plaan on nüüd mul selline, et ma teen tedretäpid siia niimoodi, siit niimoodi nina pealt siia, siit nina pealt siia ja natukene otsa ette. Proovime. Läheb siis tegemiseks. Esimene. Minu tedretäpid on nüüd hästi tugevad ja nagu mõnest kohast isegi täitsa sassi läinud. Aga ma teen selle puudriga nüüd, katan nad kõik ära, et nad jääksid väga õrnad kumama. Ja siis ma teen bronseriga, et just need kohad oleksid hästi pruunid. Okei, ma olen nüüd ennast väga palju silunud, ma tegin aina pruunimaks ennast ja ma nagu ei ole tegelikult üldse päikest saanud, aga kõik see bronzer tegi mul siis, andis selle jumeka naha. Ma tegin kõik siit ja et kõik ta nagu läheks kokku, pluss siis need tedretähnid. Kui nüüd lähedalt vaadata, nad on isegi päris nagu sellised nagu reaalsed. Et ma sellepärast tegin ka näo nii tumedaks, kuna need tedretähnide see pruun on liiga tume. Parem on kasutada mingit heledamat sellist pulka. Ma võtsin siit need tedretähnid ära, sest ma vaatasin piltide pealt, et see ei olnud nagu loomulik koht. Loomulik koht on see ja siis siit ülevalt. Ja nii ma nad siis tegin. Ütleme nii, et järgmine kord ma oskan paremini seda teha ja minule väga meeldivad tedretähnid. Ma olen vaadanud neid pilte, kellel päriselt on tedretähnid ja ma siin neid täpitades mõtlesin, et kindlasti on ju inimesi, kellel on tedretähnid ja neile ei meeldi need ja siis mul on sellest nagu nii kahju. Ja ma ei taha, et ma nagu ei ürita narrida või ma ei taha, et keegi tunneks ennast selle pärast halvasti, et ma tedretähne endale näo peale maalin, sest minu arvates on need päriselt nagu ägedad ja need on, see ongi, nagu ma ütlesin, selline näo galaxy, et selline kaootiline ja selline nagu kummaline ja huvitav ja minu arvates see annab nagu näole palju rohkem sellist huvitavust juurde. Okei, proovi siis järgi, minu meigivideod jätkuvad, ma olen nüüd täna kuidagi väga suvine. Kuigi on alles aprillikuu, aga täna on ilus ilm ja siuke suvine nagu just. Mul on selline tunne, et on juba suvi hakkab lähenema. Muidugi pane siis videole like ja subscribe minu kanalit ja siis järgmistel seiklustel näeme. Tšau!